No ütleme nii, et eks me klubi arengus oleme teinud viimastel aastatel kõvad sammud edasi ja oleme kõik uue hooaja hakul kindlasti ootusärevad. Usun, et kui eelmine hooaeg peale niisugust noorendumisprotsessi esindusmeeskonnal oli niisugune sisseelamise hooaeg, siis usun, et see aasta on mehed valmis veel mehisemalt seda meeste mängu mängima ja väga hea meel on loomulikult see, et meie duubelmeeskond on tänaseks saanud Paides, on meie enda Järvamaa noored kasvandikud ja see teeb tõesti veel erilist head meelt. U21 ehk siis duubel on siis see otsene kasvulava, ma saan aru. Et kus te võiksite noppida neid tulevasi Paide linnameeskonna, esindusmeeskonna mängijaid? Jaa, absoluutselt. Et eks see esiliiga B-tasand on nendel sissejuhatuseks meeste mängu, et see erineb kindlasti oluliselt sellest, kus nad senimaani mänginud on. Ja ütleme, et selle ja järgmise aastaga nad peaksid kindlasti seal nende mängutempode ja koormustega kohanema ja siis juba astuma või koputama juba siis kõvasti esindusmeeskonna uksele. Mis eesmärgid sa klubi presidendina selleks algavaks hooajaks seadnud oled, et on see eesmärk kohaline eesmärk, on see eesmärk, ma ei tea, sisekliima parandamise eesmärk, kui see peaks kehv näiteks olema, mis eesmärk see on? Sisekliima on kindlasti meil klubis väga hea, et ma ütlesin ka siin selle avamisüritusel, et meil on väga hea klubi, meil on väga head mängijad, meil on väga hea staff, et sellega meil kindlasti probleemi ei ole, et ütleme, et eesmärgiks oleks see, et kui meil eelmine aasta oligi me eeldasime, et see on niisugune sisseelamise aasta suuresti uuele noorele võistkonnale, siis see aasta me loodame, et me teeme arengus astme edasi. Kohalist eesmärki ei ole, aga kindlasti me tahame olla tabeli siis ütleme keskelt ettepoole ja koht peaks olema kindlasti parem kui eelmine aasta. Kas see on ka klubi arengus natukene ikkagi selline märgiline asi ja näitaja, kui te suudate kaasata välismaalt tulnud teise taustaga jalgpallureid, niisugust rahvusvahelist seltskonda? Jah, kindlasti, et see ei ole ju eesmärk omaette, aga kuna meie klubi on ikkagi täna premium-liiga tasemel või Eesti tasemel tervikuna on ikkagi nagu noor klubi, siis see on lihtsalt mõnes mõttes ka paratamatus, et meil oma kasvandikud veel alles tulevad, ka vahest mängivad rolli niisugused asjad, et siin vahetult enne nüüd selle viimasel mängul Ahvenamaal sai meil üks niisugune keskkaitse Nikita Novopashin sai raske vigastuse, on mängust väljas, Michael Lillander peab minema seljaga sinna väikse opi läbi tegema, ehk vahest on ta ka selles mõttes on lihtsalt paratamatus, et sa pead vaatama kuskilt väljaspoolt ja loomulikult, et ega me oleme klubi küll, me hingame Järvamaa ja Kesk-Eesti rütmis, aga kindlasti on siin koht ka kõigile teistele mängijatele väljaspool siis Järvamaad ja väljaspool ka Eestit, et ta peab lihtsalt olema õige mängija õigel hetkel ja õiges kohas. Ja Elevandiluu ranniku ründaja ja itaallasest väravavaht sobituvad ilusti siia Kesk-Eesti klubisse? Ja absoluutselt, et eks me oleme seda hoolega siin mõelnud ja hoolega sättinud seda ja aru pidanud sellel, et miks konkreetselt, mis mängijad meil vaja on ja täna nad meie hinnangul sobivad hästi sellesse komplekti kokku.